Esimese testlennu eesmärk on kontrollida juhtimiseks kriitiliste süsteemide tööd. Selle käigus testitakse siis angle acro lennurežiime ja kalibratsiooni, mootorite normaalset tööd, OSD andmeid ning video- ja raadiosignaalide normaalset levikut. Arvestades kõiki lennutamisega seotud seaduse ja ohutusnõudeid, aseta droon tasasele pinnale, lülita sisse prillid, pult ja seejärel droon. Peale õnnestunud ühendamist lülita sisse angle režiim ning käivita droon. Kuulata, kas kuuled mõnda ebanormaalset heli tiivikutest, näiteks kas midagi käib kuskile vastu või hõõrub kuidagi, või mootoritest, kas midagi on lühises või on praak. Tõuse umbes poole meetri kõrgusele, et kontrollida kalibratsiooni. Droon ei tohiks liigselt üheski suunas triivida. Liiguta juhtkange äkitselt, kuid vähesel määral ühekaupa igas suunas, et kontrollida drooni alluvust korraldustele. Maanda droon ja katsu ühekaupa mootorid. Need ei tohiks liiga kuumad olla. Pane pähe prillid ning asu teisele testlennule. Nüüd lenda rahulikult alguses angle ning hiljem acro režiimis, et testida mõlema režiimi tööd ja drooni alluvust korraldustele. Samuti näed kõiki vajalikke andmeid OSD-l ning lennudistantsi suurendades ka side kvaliteeti saad kontrollida. 25 millivatiga peaksid müravabas keskkonnas saama otsenähtavuse piires lennata mugavalt 100 meetri kaugusele, ilma et pilt liiga häguseks läheks. Ilusat lendamist!